viimased hetked Gretal buss läheb poole tunni pärast. Mis meil siis oleks siis tagasivaade sellele, mis sul endal kohe pähe tuleb? Okei oli. Hea ilm oli. 2 päeva oli tormine ka, aga see oli hea jahe, et ja tegelikult ei sadanud eriti. Ja siis lapsed läksid jube hästi magama. Mina alguses mõtlesin, et Hugo lõunatuidust ei tule mitte midagi välja. Tegelikult ta magas väga hästi. Siis magas väga hästi. Ja Hugo tahtis tavaliselt üle 3 tunni magada. Ja õhtuti magama minek läks ka palju paremini, kuigi harjumatult kõik ühes toas, eks ju. Siis mis hotellist märkusi? Hotellis pole minu arust üldse reegleid. Osades hotellis läheb sisse, saab kohe mingi kaustiku, kus öeldakse, mida teha, võib teha ja ei tohi. Ja siin seda ei olnud. Ka chill oli. Ja minu arust kõikidel töötajatel oli ka, et vaata, et keegi läks ujuma, kuigi oli bassein suletud ja vetepäästed oli küsima, et ma ei tea, et midagi suvalist, aga mitte ei jäänud seda veest ära ühesõnaga. Nagu see ühe korra mainitud juba, jube palju lapsi ja kärusid on. Siis bungalo valik oli hea. See, et saab sealt otse välja. See on äärmiselt mugav. Hugo käis sealt kogu aeg välja. Telekakanaleid oli vähe. Ainult CNN ja BBC olid ingliskeelsed kanalid. Siis sakslasi on palju siin. Sakslasi on palju, prantslasi oli ka palju, eks ju. Mina kuulsin sakslasi rohkem, aga ma ei tea. Sakslasi nägime 2 paari vist. 3 oli ka. Praegu on 2 tükki, vaata alguses oli see 3 ka, kes meile palli andis. Hugo räägib nüüd ka. Okei, Hugo räägib. Greetalt meeldis. Mis need teised asjad on? Ma veel kaardised. Hästi võtmes ka. Hästi võtmes ka oli. Mitu liumäge oli? Neli. Ja mitmest sa alla lasid? Miks sa rohkemast ei lasknud? Ma ei saa välimasega. Ma ei saa siuksega kuhu välimas. Enam ei saagi, nüüd läheb ära visata. Aga see on vist Hugo sektsioonist kõik. On? Aga mis edasi? Meil läheb maja taga kits. Vahepeal oli nii, et alati kui välja minema pidime hakkama kitse vaatama. Toidust. Mis toit sul on täiesti üle visanud? Mis toit siin on veel? Frikad ja pitsa. Miks küll? Sest neid pakuti kogu aeg. Ja nagu all inclusive kohane, siis iga õhtu on nagu teemaõhtu, aga siin ma ütleks, et teema oli ikka äärmiselt nõrk. Sest nagu Kerli ütles, alati on pitsat ja friikartulit. Ja siis teemalisi asju on vähe. Näiteks oli Aasia õhtu, kas neil oli sushit? Ei olnud. Kas neil oli huudonit? Ja oli. Tegelikult ei olnud. Nüüd tavaliselt paksud nuudlid, need on augud sees. Huudoni nuudlites ei ole auke keskel sees. Nii. Lapse toitudest poes olid täitsa hea valik. Oli magusaid, oli soolaseid. Ma alguses kartsin, et me ei saa, aga päris hästi saime. Meil oli Hugol kaasas jooksuratas. See oli ka päris kasulik. Kõik väljaskäigud hotellist väljas, kui me käisime poes, siis meil olime jooksu ka rattaga, mis oli suht kasulik. Siis hästi oluline, ise saime vees käidud. Ma ise kartsin, et ma ei satu vette, aga sattusin. Kerli sattus ka. Kes ei sattunud, oli Rudi ja Hugo. Hugo käis nüüd põlvedeni vees. Nii. Siis mida veel? Rudil oli ennem mingi lööve Eestis. Ja see kadus päikesega ära, nagu ennustati, mis oli äärmiselt tore. Ja kõige suurem miinus, mis siin hotellis oleks see, et lennukid lendavad üle iga mingi 10 minuti tagant vahepeal. Praegu on vaikus, aga kes tuleb, siis tuleb puhinaga. Et see oli huvitav. Ja siis hotellitoast ja ventilatsioonist. Hotellitoa seinad on kivist kõik. See on võib-olla kuumale parem, väljaspoolt on ka kivi. Ja siis neil pole ventilatsiooni. Kõige suurem ventilatsioon on vannitoos olev aken ja mis peab kogu aeg lahti olema, sest ega siin muud auku ei ole. Ja töössiti hakkas palav ja siis me tegime vahepeal ka rõduukse lahti, et siis nagu natuke tuul tõmbas. Tahtsin ka kord tuba näidata. Rõdu. Kuivatusrest.
üks voodi, teine voodi. Kuna me hakkame ära minema, siis meil on praegu siin segadus juba. Suur voodi. Külmkapp ja seif, nagu ikka. Suvaline kapp. Vannituba. See on nende ventilatsioon, mis neil kogu aeg on. Vannituba ei ole kõige puhtam, aga võib-olla see on ka hallist värvist natuke põhjustatud. Vetsupott.